Tšau barbekassad, ütlen ausalt, mul on raske tänast asja nagu tõsiselt retseptina võtta, aga teeme ta siis ära. Mis asja me siis teeme, mida ma nagu retseptiks ei pea? Pähkleid hakkame röstima. Ja see tegelikult on äärmiselt lihtne ja lihtsalt seal on mingid mõned asjad, mida tähele panna. Hakkame minema. Malmpann, millega oleks lihtne toimetada grillis. Ja siis mul on kooritud maapähklid. Panen neid siia, et põhja peale jaguks. Ja nüüd siis tuleks nagu hirmus tahtmine võtta oliiviõli ja siis kallata siia peale. Aga ei, nii see läbi ei lähe. On siis minust targemad leidnud, et see hoopis käib niimoodi. Võtad selle õli ja siis paned peo peale selle õli ja siis teed käed kokku õliga. Ja siis katsud need pähklid läbi. Sellepärast, et olgem ausad, kui siia õli panna sisse, siis muutub kiirelt sükkseks õliseks ujulaks ja siis nad tõesti väga meeldivad enam ei ole, et neid rasvasid pähklid olen meiega kõik ju poest ostnud. Aga praegu näevad täitsa normaalsed välja. See mees, kes mulle seda näitas, oli see mees. Hops ja läheb base for taste siia peale. Jälle segad läbi, et kõik saaks ilusti igalt poolt selle soolane raab ja tegelikult sobib siia tõenäoliselt väga hästi. Ma ei tea, minu jaoks on see esimene kord. Kes on osav, võib visata ka. Nii. Ja siis lähme ahju. Grill on pandud sellisele lihtsalt nagu natuke sütt on all ja rest on selle kohal. Ja panen ta siia. Eks ta siis vaikselt hakkab siit sooja võtma. Siis tuleb teda vahepeal liigutada natuke ja keerutada ja nii ta läheb. Nii, mul on sügav ahi. Selleks, et siin kus nüüd? Segame natukene. Vaatame, et kõrbe ma ei rüsti neid siin. Aeg proovida. Pooleks on kõik. Iseenesest võid kasutada siin peal, mis raabi tahad, aga vaata, et seal mingit hullu suhkrusisaldust ei oleks. Sellepärast on see base for taste selle jaoks päris hea, sest et pole suhkrut ja soolane raab. Tahad teha näiteks vürtsikat garlic jalapenoga. Et tõsiselt hea snäkk on. See on tõsi, et kui selle peal teed ahjus
siis see maitse on ikkagi teine. Vot nii, proovi ära. Väga mõnus on. Retseptiks on seda ikka endiselt raske pidada. Sorry. Tšau.